Eelmise aasta lõpul jagati katuserahasid. Ants Erm, teile pudenes siia Randveresse ka? No nagu siit selja tagant näha on, natukene jagus meile ka. Aga ma ütleks selle katuserahade kohta, et see kõlab halvasti, aga eks selle esialgne võib-olla eesmärk või kasutusala oli tõesti ja on ka seda, et selleks on lapitud koolide katuseid, aga teatavasti Vabaerakond ei ole, on seisukohal olnud, et neid selliseid rahasid ei peaks jagama sedasi, vaid need peaks käima ikkagi teistmoodi, kas riigieelarvest või siis teine variant on veel parem variant, et võtta inimestelt vähem raha ära ja et nad saavad niisuguste väiksemate asjadega võib-olla ise oma kogukonnas hakkama. Aga kui nüüd ühesõnaga nende rahade juurde tagasi tulla, siis tõepoolest see pisku, mis siis kartellierakonnad jätsid ka Vabaerakonnale, oli vist 300 000 kokku. Ja Vabaerakond otsustas, et ta annab selle summa mittetulundusühingule Kodukant ja Kodukant siis korraldab taotlusvooru, et kõik kogukonnad, külad saavad sealt küsida omale kuni 5000 eurot oma nii-öelda kogukonna elu arendamiseks ja Randvere küla otsustas kasutada, taotleda ja taotles õnnestunult need summad selleks, et täiendada siis meie mänguväljakut, eriti väiksematele randverelastele on siin palju põnevat juures. Esimese Eesti Vabariigi ajal ehitasid külad endale ise pritsumajad, koolimajad, seltsimajad, kuid nüüd on maksukoormus tõusnud niivõrd suureks, et kas ei oleks mõistlik jätta inimestele rohkem vahendeid kätte, kui jagada seda valitsuse kaudu või katuserahade kaudu valikuliselt? Noh, tegelikult oleks muidugi mõistlik, et inimestel oleks rohkem raha ja et nad otsustaksid ise selle raha kasutamise üle. Eks jah, enne seda vabariigis ilmselt oli ka valdadele jäi raha rohkem või õigemini siis ehk võib-olla see maksukoormus oli vähem makse riigile, rohkem makse siis vallale, vallad olid väiksemad, võib-olla vallad tihti olidki juba need kogukonnad, meie tänaste valdade puhul, eriti peale viimast reformi enam nagu kogukonnast rääkida ei saa, see on ikkagi väga suur üksus, mis koosneb väga paljudest kogukondadest. Aga ma ei tea, eks siin on probleeme nii ja naa, ei ole võib-olla karta on, et tänasel päeval ei ole ka nende kogukondade või kogukonna liikmete aktiivsus enam ja läbikäimine enam nii suur, kui vanasti oli. Aga jah, niisugused asjad nagu mingi mänguväljak või võrguplats või võiks olla küll kogukondade enda otsustada ja enda finantseerida ja ma mäletan oma nii-öelda lapsepõlvest, kui ma suvel maal olin, siis meil oli ka võrguplats olemas ja mina ei usu, et sinna täitevkomitee kuidagi moodi sekkus.